Tere hommikust kõik minu mõttemaailma sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna 21. novembril aastal 2022 räägin ma järjekordselt linti oma mõtted ja mõtisklused meid ümbritsevast maailmast. Räägin siis seda oma isiklikku kartoteeki, fonoteeki, ajalooarhiivi audiovisuaalses vormis. Taustaks näitan ma teile Argentiina, Patagoonia loodust, mägesid, puhtust, ilu, kus ma käisin juba enne Mehhiko õlleviirust luurel, sest ma ei tea, kuidas mul see värk töötab, aga mingisugused sellised signaalid tulevad kas kosmosest alateadvusesse või mingi alateadvuse mehhanism töötab, kus ma näen nagu ette selliseid suuremaid sündmusi maailmas. Ja ega ma siis sinna teisel poole maakera niisama ei lennanud ja ei sõitnud suusatama, kusjuures Patagoonias Bariloches on väga vahva suusamägi. Kes on mind jälginud, olen nendest pilte pannud oma suusatamistest seal, kui ma käisin. Aga kuidagi jah, mul oli teada see, et on vaja vaadata, uurida, kus oleks võimalik ellu jääda, kui maailma tabab mingisuguse suurem katastroof või siis tuumasõda või Euroopas läheb sõjaks. Kuhu need inimesed ikka liiguvad ja lähevad. Kusjuures Argentiinaga on üldse selline huvitav lugu, et sinna on põgenenud ju kõik natsisõjakurjategijad oma röövitud raha ja kulla ja kõigega. Väidetavalt on ka Hitler seal oma viimased elupäevad veetnud, mis võib olla täitsa tõsi. Ja see kõik mind väga huvitas. Kunagi noorena oli mul üks sõber, see sõber oli Venemaalt pärit ja ütles, et tema tahaks kunagi Argentiinasse minna, kui Venemaalt nagu saaks mõned niklikoormad ja vasekoormad ja siis mingisugused suuremad maavarad maha müüa, paar rongitäit, et siis lendame koos Buenos Airesesse, aga nüüd tuli ikkagi nii välja, et mina lendasin enne, ma ei teagi, mis sellest siis nii-öelda kunagisest partnerist või sõbrast on saanud. Nii et Buenos Aires kui selline on väga, väga huvitav ajalooga, väga huvitavate traditsioonidega ja sinna on tõesti väga palju vene rahvusest immigrante sisse voolanud ka nüüd viimastel aegadel. Ja Argentiina on hästi suur ja lai, hästi palju on avarusi, kuid selgi poolest mulle meeldis kõige rohkem Patagoonia osa ja kõik need Argentiina veinid, viinamarja istandused ja seal Tšiili poole peal, siis lääne poole peal, kõik see loodus ja need karjakasvatused ja siis Argentiina, siis kõik need kautšode liharoad ja kuidas nad grillivad ja teevad ja et see on ääretult selline mõnus omamoodi, ma kutsun ka kautšo dieediks, päris hea oli seal nagu kõike seda proovida enda peal siis testida, et kuidas see sobib ja ütleks niimoodi, et kui ainult liha süüa ja hästi kvaliteetset rohusööjat liha, siis tervis on väga hea, nii et ma ei ütleks, et liha söömine nüüd midagi hullu oleks, eriti just nagu Argentiina oludes ja traditsioonides ja tingimustes, et see oli tõesti super ja jällegi tagasi jõudes siis Peruu aegadesse, kus ma jäin Cuscosse kinni 7,5 kuuks Mehhiko õlleviiruse siis algushetkest. Tegelikult olin ma teel Argentiinasse ja minu lend katkeski tänu siis globalistide hunta tegutsemisele Peruus. Riik suleti, lennud kõik suleti, kusjuures Peruus oli
selline jama ka, et tegelikult olid ju komandanditunnid meil kogu see aeg 9 kuud. Algas komandanditund õhtu kella 7 hommiku kella 5, sellepärast orjad pidid kell 5 tööle minema. Tööl nad ikka käisid kusagil, midagi tegid. Majandus pidi nagu üleval hoidma, inimesi oli toitlustada vaja ja lennuliiklus oli absoluutselt maas. Läksid mingisugused lennukompaniid ka pankrotti koheselt. Nii et sisuliselt minu Argentiina reis tookordne siis sellega lõppes ja päris kahju oli nagu sealt jälle tagasi lennata Peruust. Tegelikult oli see väljapääsulend, põgenemislend, sest kohe hakkas seal rahutuse, president võeti maha, sest president sai Mehhiko õlleviirus nii-öelda siis hunta tegutsemiseks 21 miljonit kohe per cash märtsis, kui see pull algas seal. Rahvas sai vist lõpuks aru, olid verised kokkupõrked Limas. Ma nägin vahetult enne lendu, kuidas see kõik kulmineerus, eskaleerus seal, nii et see lennuväljale pääs oli juba suht raskendatud, et sealt ära põgeneda. Aga miks ma tahtsin öelda, et ma ei ole elus harjunud kunagi nagu tagasi minema, ma lähen alati edasi. Ja sellepärast mul oli väga raske see tagasitulek Mehhikosse, aga ühtpidi oli ta nagu pääsetee ja teistpidi oli ta nagu uue ajastu algus, sest eks oligi siis niimoodi, et märtsist 2020 muutus kõik maailm, muutus kõikide maailm, muutusid meie elud, meie arusaamad maailmast. Me nägime, kuidas tegelikult näeb välja maailma tegelik pale, kuidas näeb välja globalistide tegelik pale. Ma oma eelmises ülekandes ka vist käsitlesin, et onu Schwab kui selline suure lähtestamise leivaisa on ju tegelikult natsi dünastiast pärit, fašistide dünastiast pärit ja ega seda ei võta nagu verest välja. Natsism kui selline on maailmas pead tõstmas. Te nägite Eesti taustal, kuidas see toimis. Peruus oli see ääretult võimsalt esile toodud, sest nagu ma varasemalt olen ka öelnud, Peruu sõjavägi, no see on puht hunta sõjavägi. Mehhiko eriüksuslased ja föderaalid ja sõjaväelased, need on hoopis teist masti inimesed. Eks mängib ka inimeste mentaliteet siin palju rolli. Geneetika, mehhiklased on pärit siis rohkem maiadest, nii-öelda lapikninad. Peruu sõjavägi on sellised, kuidas öelda, saledad poisid, konksninad ehk siis inkad. Inkade impeeriumist pärit inkade geneetika ja inkad on vanad võitlejad, tapjad, ohverdajad. Maiad ka kindlasti, Mehhiko ajalugu, Kesk-Ameerika ajalugu ja Peruu hunta kui selline, ma kutsun otseselt huntaks, oligi siis ilmselt ka välja valitud selle jaoks, et näidata maailmale ja rahvale, võib-olla isegi ehk Hiinale, sest kes selle raha andis Peruule, andis WHO on kõik Hiina süsteem ja see oli nagu selline nagu suurem maailma globaalse peegelpilt, et kes nad siis tegelikult on, kes on Rockefellerid, kes on siis Bilderbergid, kes on siis, kes iganes Billid ja Melindad ja Sorosed ja kusjuures see on nüüd väga hästi ka välja tulnud, et kes mingisugust üksust juhib, alates siis Bilderbergidest. Ja miks ma kutsun seda Bilderbergide pandeks, kõike seda uue fašismi aparteidi loojate süsteemi, kellega Eesti marsib käsi käes, käed pikas, andke raha veel, me teeme kõike, mis te tahate, sest Bilderbergide klubi on välja kasvanud peale teist maailmasõda ja see on absoluutselt natsismist, fašismist tekkinud üksus
inimeste ring, miljonäride, miljardäride ring, kelle eesmärk oli siis juba algusest peale luua siis Euroopa Liidus selline struktuur, NATO struktuur, nemad on NATO loojad ja eesmärk oligi mitte kedagi kaitsta, mida sa peale teist maailmasõda seal enam kedagi kaitseda, nüüd sõda oli läbi ja maad olid kõik ära jagatud, riigid olid kõik ära jagatud, vaid see Bilderbergide klubi lõi siis Euroopa Liidu ühtsuse koos NATO-ga selleks, et hakata edasi nõrgestama Venemaad ehk siis NSV Liitu, sest eelmises jutus ma ka märkisin, et Ukraina sõja nii-öelda tegelik taust ja põhjused algavad juba tsaari Venemaast, siis Nikolai II aegadest. Ja ma ei taha nagu Ukraina peal nagu eriti siis nagu peatuda, sest see segasumma suvila, mis seal on nagu toimunud viimase 30 aasta jooksul, see on ääretult kirev. Seal on, nagu ma varasemalt ka olen öelnud, on sisse põimitud erinevate rasside, erinevate siis regioonide, rahvaste huvid, kuhu on siis sekkunud jõuliselt USA, Inglismaa, kes on ostnud väidetavalt siis kõik need suured Luganski ja sealsed ümbruse need rikkalikud maardlad kõik üles, kusjuures jällegi see on ametlik informatsioon, kui te viitsite vähekese doktor Google poole pöörduda, et annab teile kõik retseptid ja igasugused soovitused, kuidas seda leida. Inglise Shell on minu arust seal mängus, siis USA patsiendi poeg on seal päris suurte firmadega mängus, USA riik siis, nagu varasemalt olen käsitlenud, 200 miljoniga läks sisse oma biolaboratooriumitega. Ma siiamaani mõtlen, et see peab ikka hull värk olema küll, et 200 miljonit investeerida 30 laboratooriumisse Ukraina pinnal. No see ei ole see nii, nagu räägitakse, et läksid seal liblikaid, linde ja putukaid uurima. Seal reaalselt midagi toodeti, seal reaalselt midagi testiti, katsetati, sest 200 miljonit annab ikka tuulutada. Nii et paraku on see jällegi seotud siis ühtepidi selle segasumma suvilaga, mis seal Ukrainas toimus. Kohalikud oligarhid, siis Vene huvid, siis need maavarad, kõik väljapääsud Mustale merele, Hiina huvid, Hiinas on Hiina tegutses päris jõudsalt enne Krimmi 2014. aasta sündmusi Musta mere kandis, seal Türgiga võib-olla mingisugused diilid, värgid, särgid ja nii ongi, et Briti impeerium siis, mis põhimõtteliselt laguneb, kohe ma räägin brittidest ka, USA, et see on selline suurte tegijate, suurriikide mängumaa Ukrainat siis kasutatakse instrumendina kõigi eelduste kohaselt Ukraina riiki, kui sellist ei saa enam olema. Me teame, et Eestis räägitakse mingisugusest müstilisest Ukraina võidust kohe detsembris juba. Inimesed, see on nagu naljanumber. Vaatasin just siin Kadõrovi sõjaväelased hakkavad saatma mingisuguseid uusi tehnikaid ja ma ei tea, mida iganes. Iraan andis siis loa toota neid mehitamata lennukeid Venemaal. Venemaa toodab praegu Iraani tehnoloogia taustal siis uusi ründerelvi mehitamata, kusjuures kõik need igasugused kiibid ja värgid, need on kõik valmis varutud juba varasemalt Putinil. Nii et see jutt, et Venemaal saavad raketid otsa, see on nagu selline lasteaia jutt mingisugustele väikestele pätakatele, kes mitte millestki aru ei saa ja kes õpivadki seda, mida neile ette loetakse või räägitakse, et nagu muinasjuttu rääkimine, et siis on hea
õhtuti seal kodus oma emmele Issile rääkida või siis oma seltskonnas, et jaa, et Putinil saavad raketid varsti otsa ja kõik ja et vaadake vähekese avarama pilguga, lugege rohkem uudiseid, kuulake mind ka rohkem. Ma räägin asjadest, mida solgimeedia ei avalda. Olete tähele pannud, et kõigepealt tulevad uudised minu gruppides, minu lõustaraamatus ja alles siis 1-2 tunni pärast alles peavoolukanalites, sest teate isegi, kuidas see süsteem töötab. Enne on vaja onu Sämmi käest küsida ja Brüsselis küsida luba, et mida võib avaldada, mida ei või avaldada. Huviga jälgisin siis seda, et kuidas avaldatakse uudist sellest, et Türgi ründas Süüriat, Süüria kurdide alasid. No ei avaldata uudist, siis lõpuks tuli mingi nupukene ja miks ei avaldada, sest Türgi on NATO riik, Türgi väed on NATO väed, ehk siis NATO riik ründas Süüria alasid ja kõige huvitavam selle asja juures oli see, miks ma räägin, et Venemaa teeb globalistidega koostööd, ka NATOga koostööd nii-öelda süvariigi tasandil, sest Süüria õhuruumi kontrollisid venelased ja see oli siis nagu esimene kord, kus Venemaa ütles, et tule palun Türgi ja pommita meie kontrolli all olevaid alasid. Ehk siis sisuliselt oli rünnak koordineeritud nii Türgi NATO liikmesmaa, ehk siis NATO poolt koos Venemaaga, koos Putiniga, sest mitte ühtegi isegi nii-öelda peeretust ei tulnud sinna Türgi suunas Venemaa poolt, isegi mitte ühtegi teadet ei tulnud, et midagi tehti halvasti või hästi. Seal tulistati ka koole, lasteaedasid, väidetavalt siis tsiviilobjekte, sõjalisi objekte ja maailm vaikib, mitte keegi ei lehvita Süüria lippe. Süüria lapsed oleksid nagu mingisugused mutandid, väikesed pisikesed, nendest ei räägita, nendele sokke ei koota, nende surm ei ole tähtis maailmale, nii nagu ei ole olnud Iraagi, Afganistani, Liibüa, Jugoslaavia laste surm tähtis mitte kellegile, aga jällegi ma olen avaldanud kõik need andmed USA sõjakuritegudest, brittide sõjakuritegudest, kui palju on siis viimase seal 10, 20, 30 aasta jooksul tapetud tsiviilelanikke. See on jälle, pöörduge doktor Google poole, te saate täpselt seda näpuga järge ajada, vaadata, ma kunagi avaldasin selle oma lõustaraamatus. Ja maailm vaikib, ei ühtegi lippu, ei mitte midagi, ei ühtegi laeva Tallinna sadamas kurdidele ega siis mingitele muudele sõjaohvritele Afganistanist. Mäletate seda saagat, kuidas üks afgaani tõlk nagu palus Eestis varjupaika, noor mees, kes oli aidanud siis NATO nendel jüngritel, anastajatel seal Afganistanis orienteeruda, tõlkida. Ja Eesti ei andnud talle seda põgeniku staatust, saatis ta riigist välja. Et see on niivõrd häbematu selline kahepalgelisus, et need ei ole mitte enam 2 tagumikuga jaanused, vaid neil on 3 kannikat kasvanud. Nad on juba sellised, kuidas öelda, sellisest klassikalisest kahepalgelisust välja kasvanud, sest mis te arvate, et kui nüüd näiteks, kui Venemaal peaks nüüd kodusõda ka veel hakkuma ja Venemaa laguneb kui impeerium, selle Ukraina sõja taustal siis või mis iganes Ameerika Venemaa konflikti taustal, et kui tulevad sõjapõgenikud, et siis nagu me ei kummarda neid või kõiki hakatakse kummardama, sest käsk antakse ülevalt poolt, käsk antakse Brüsselist, Bilderbergide bande poolt, ehk siis kõikide nende suurriikide G20 osaliste poolt, sinna ma ka kohe jõuan, kus on ka siis Venemaa nii-öelda üks suur tegija tegelikult sees ja see, et Putin palile käinud, see ei tähenda mitte midagi. See on nagu jalgpallimeeskond käis mängimas kusagil teises riigis, peatreener jäi maha, asetreenerid olid kõik kohal, mängijad olid kõik platsis, meeskond oli platsis, Lux Mercedeste kallite autodega, helikopteritega, ihukaitsetega, mäng toimus, G20
peeti ära, võeti vastu uue maailmakorra loomisse kõik lauluraamatud, noodid, seadused, mis iganes. Ja see ei näita mitte mingisugust sellist vihjet, et seda suurt mängu ei mängita ja kujutame nüüd ette, kui peale Vene uut aastat ehk siis peale Vene jõulupühi 15. jaanuaril annab Venemaa Putin korralduse üldmobilisatsiooniks. Praegust käivad nagu väiksed vihjed, et 7 miljonit venelast, vene meest pandakse relvade alla üldmobilisatsiooniga, kas siis orienteerivalt 15. jaanuaril või siis kõige hiljem jaanuari keskel 2023 kuulutatakse välja suur Isamaa sõda, suur impeeriumisõda või mingisugune suur sõda, mis nimetusega täpselt. Vaatame, kas mul läheb täppi see ennustus või ei lähe. Ja kui nüüd selle esimese mobilisatsioonilainega põgenes Venemaal meeletu hulk noori mehi, siis selle teise mobilisatsioonilainega ma arvan, et tuleb veel paar miljonit või 10 miljonit juurde, kes lasevad jalga Venemaalt. Igal juhul ühel või teisel moel jõuavad nad ka Eestisse, siis nii-öelda seltsi nendele slaavlastele, kes meieni on juba jõudnud 100 000. Ja siin tuli veel vahepeal meelde, et eile kurdeti, et Lasnamäel on mingisugused vene keelega õppeklassid, kus õpetajad ei tule toime, kus on ainult 2 eestlast ja ma ei tea, üle 10 vene keelt rääkiva inimese. Seal ei olnud nagu mainitud, et need on Ukraina päritolu, aga ma arvan, et praegu on siis paljudes nendes Eesti koolides õpetajate puudus ja see teema on päris aktuaalne. Kuid jällegi, nii peabki tegelikult olema, see on globalistide suur plaan. See õppe peabki toimuma eesti keeles, et siis nagu integreeruda need inimesed Eestisse sisse kuivõrd niivõrd, sest nad ei kavatse mitte kuhugile ära minna enam siit. Nad peavad kas või elementaarselt eesti keelt oskama. Ja see ongi see rahvaste segunemine, väike rahvusriikide siis hukutamine, globalistide plaan, G20 riikide plaan, luua uus maailmakord, kõik need digitaalsed konduslaagrid, uued viirused, Mehhiko õlleviirused eri vormides, siis need ahviviirused, uued kokteilid, kõik eile panin uudisenupuga ahvi kokteilidest, mida Euroopa Liit on juba tellinud üle 2 miljoni doosi. Nii ta läheb, 2 miljonit, pärast 20 miljonit. Kõigist tehakse sellised parajad ahvide prototüübid veel tagantjärgi. Ja siis see segasumma suvila, mis on nüüd Eestisse jõudnud, et see ongi tegelikult selline Eesti slaavistumine. Ja kunagi 2 aastat tagasi mõtlesin ka, et ärge plaksutage käsi, et kui Venemaal tuleb mingi kodusõda või revolutsioon, et siis on vähemalt 20 miljonit venelast suundumas Euroopa suunal ja rahvaste ränne Eesti suunal, Baltikumi suunal. Kui palju Soomes on vene rahvust inimesi elab, seda me ka teame ilmselt. See, et piirid kinni pandi, see ei tähenda mitte midagi. Piirid tehakse lahti, bussid saadetakse järgi, bussid saadakse piirid peale vastu. Tulevad kas või läbi Moldova, läbi Poola, kust iganes, varem või hiljem nad jõuavad siia. Kõik on suur plaan. Ja paraku see maailm siis ongi selline. Aga miks siis kõik nii verine on ja miks kõik on nii nagu on ilmselgelt see, et sõjatööstus on ju tootnud 30 aastat järjepidevalt relvi, Ameerika sõjatööstus, Brittide sõjatööstus, Euroopa sõjatööstus, Prantsusmaa. Kus sa neid relvi ikka kulutad? Näidake mulle maailmas praegu veel üks koht peale Ukraina, kus on hea need vanad relvad kõik ära kulutada, uusi testida, kus juures 2 kärbest 1 hoobiga saab jälle uusi asumaid, uusi neid mingisuguseid kokkuleppeid teha, jagada siis territooriume ja Ukraina sellepärast ongi see kõige parem sõjatallermaa ja nagu ma eelmises
oma selles ülekandes ka nagu ütlesin, tõin välja, et Balti riigid on ka sisse kirjutatud sellesse sõjatalarmaasse, sest Ameerika Ühendriikide siis julgeolekubüroo see etteennustaja firma, kes neil on, see ju kirjutas kõik need punktid lahti USA-le, et mis ees ootab ja mida on vaja teha ja seoses jälle selle Venemaa nõrgestamise lammutamisega. Ja Balti riigid siis jäävad kõigi eelduste kohaselt tulevikus, mitte kõigi eelduste kohaselt, vaid kindlasti plaan on selline, et kui Venemaaga saaks nagu asja ühele poole, siis Balti riikidesse jääb ÜRO siis üks kontingent sõjardeid, sinikiivreid, kes hakkavad siis nii-öelda hool kandma mitte Venemaa ohu eest, vaid kes hakkavad, kelle mõjuvõim saab olema siis Arktika suunal, põhjasuunal, Murmanski taha, Arhangelski taha, Severomorski taha, sest sealt hakkavad tulema Hiina huvid edasi, Venemaa huvid, USA huvid. Arktika kui selline on uus regioon, võib-olla isegi sõjaliste konfliktide regioon, sest Hiina need suured Belt and Road trassid, kuid jälle doktor Google poole pöördute, see uus Hiina missioon maailma vallutuseks, see näitab ära, et Arktikast on kõige paremad kaubaveod siis sinna Põhja-Norrasse, Venemaale, Soome, kõik need polaarjoone tagused alad, et sealt hakkavad siis need suured kaubavood liikuma Euroopa suunal tulevikus ja seda Balti ala tahavadki siis jagada, kontrolli alla võtta suurriigid, impeeriumid. Rääkides siis Briti impeeriumist ehk siis Eesti kui Suurbritannia sisuline koloonia juba, mis on ära vallutatud, tankid sisse toodud kõik, et vaadake maailmakaarti, löögi jälle doktor Google'sse sisse Briti impeeriumi kolooniad, te näete kõigepealt, et Kanada on Briti koloonia, Austraalia on puhas Briti koloonia, siis kõik need seal Vaikse ookeani mingisugused vist oli ka, ma ei tea, kas Uus-Meremaa on või ei ole, et täpselt ei tea, ma ei ole geograaf ja nii-öelda väga täpne tundja, aga Aafrikas siis kõik idapoolsemad Aafrika riigid, kõik on Briti kolooniad. USA oli kunagine Briti koloonia 13 eraldiseisva väikse üksusega. Ja need on ju kõik vallutatud alad ja kindlasti siis Nigeeria, Ghana oli seal mäletamist mööda veel ja India kui Briti koloonia, kus siis toodeti palju vürtse, pipraid, igasuguse kaneel ja ingvereid. Ja need jõudsid siis keskajal, keskajast ma räägin juba nii-öelda siis brittide igasuguste ülikute toidulauale, sest nemad olid eliidid, nemad olid maailma valitsejad. Tuli sealt siis ka siid ja igasugune puuviljane riietus. Ja kui ma ei eksi, siis alles kuskil 1947 või peale teist maailmasõda oli vist, kui India sai Suurbritannialt nagu iseseisvuse. Ja Austraalia kui selline Briti koloonia, mis seal Austraalias oli siis? Austraalias oli kuld, sinna saadeti kaevandustöölisi, toodeti ka villa. Sellepärast on ka Austraalia riigikeel, inglise keel, et ei ole mingi sumpu-mumpu kohalik keel. Ja Austraalia ongi siis nagu konstitutsiooniline monarhia ja siis riigipea oli siis tegelikult ju Elizabeth II pikka aega. Nigeeria, Ghana, jälle maavarad, kusjuures ega palju meile vist õpetatud ei ole, kuidas see orjakaubandus käis, kuidas orje Nigeeriast ja Ghanast Ameerikasse saadeti.
ja Nigeerias on täpselt samamoodi inglise keel, riigikeel, seal on ka hausa keel mingisugune. Ning Inglismaa on üks suur vallutaja olnud läbi sajandite, läbi ajaloo. Kus kulda on, kus on kaevandused, maavarad, igal pool on britid kohal. Ja sellepärast ongi niimoodi, et Eestis jah, midagi erilist ei ole, kuigi Eestis on ka meil üks selline huvitav muldmetallide tehas seal Kunda kandis, mis on ameeriklaste valdusesse antud ära, oli nupukene, et maha müüdi. Tegelikult need telgitagused ja süvarigi askeldused on hoopis nagu, vabandan väga, kurk vähekese kuivab, peaks kohvi vahepeal jooma, aga küll ma jõuan. Et Eesti need rikkad muldmetalli alad seal põhjarannikul on siis usakate käes, mis on kõigi eelduste kohaselt seotud siis selle Eesti välisvõlaga. New Yorgi pankade ees juba esimesest Eesti Vabariigi aegadest tehti partnertehing anti võla asemel siis see tehas, milleks on Eesti Hiinaga konflikt, sest need muldmetallid, väärismetallid, Hiina on ju ka nende ümbertootja ja neid on kõikidele maailma riikidele, suurriikidele väga-väga vaja konkurentsis Eestis, USA ja Hiina vahel, millest ka sellised väga teravad vastuseisud Eesti välispoliitikas, võib-olla sisepoliitikas, ma ei tea, USA, Hiina vahel. Et mille pärast Eesti siis nii atraktiivne koht ongi Arktika suunal, muldmetallid, Venemaa piiriala, hea platsdarm Venemaa nii-öelda hävitamiseks, siis Bilderbergide bande elu unistus. Eks siis vaatame, kuhu kuhu need sündmused meil siis edasi arenevad. Ja ma mõtlen praegust, et ühinenud rahvaste organisatsioon kui selline ÜRO, et kas see ei ole ka mitte kuidagi brittide impeeriumi alalhoidmisega nagu seotud või tegelikult ju kõiki neid hoobasid tõmbabki siis nii-öelda see põrandalune süvariik, kelle siis need juht nagu mitte poliitikud, aga kes juhivad seda maailma poliitikat ja kõike seda, mis siis nagu maailmas toimub, ehk siis kõiki neid 20 riiki, G20 riiki, et Bilderbergid, Rothschildid ja Rockefellerid, nii et tegelikult see verine võitlus käibki nende uute alade, uute mõjualade impeeriumi jõu säilitamise nimel, et saaks ikkagi toota neid samuseid sõjarelvi, millega siis näidata oma jõudu, sest jõud alati võidab, nagu te teate, kui oli Mehhiko õlleviirus ja rahvas tuli tänavale, hakkas protestima, siis näidati ka jõudu, näidati hambaid teile, kuidas on kõik hambuni relvastatud politseiüksused ja et sõjaväge veel Eestis välja ei toodud, aga kõik nad täidavad käsku. Kord on selline ülevalt alla, antakse käsklus, kui ei täida, mis see vaene sõdur poiss ikka teeb, loomulikult ta teeb seda, mida kästakse, loomulikult ta võtab oma koerad, läheb tänavale. Ja siin oli üks päris hea näide Vene mobilisatsiooni sõduritest. Ma panin selle ka üles sellisesse Telegram kanalisse nagu Krutski. See on avatud kanal, võite minna vaadata, kus siis mobiliseeritud ei täitnud käsku. Mehed tõmmati ritta, see oli just eile näidati, juhtus avalikult, Venemaa propageerib seda. Mehed tõmmati rivi,
Ravnia, Smirna, Petrov võidis Stroja, kutsuti Petrov siis piltlikult öeldes sinna rivi ette, loeti ette mingisugune siis süüdistus või see, et ei täitnud käsku, korraldus, anna sõjaväepilet ära, kõrval seisis konvoi, sõjaväekonvoi, tüüp tõugati kuuti, 2-3 aastat vabaduskaotust, ühesõnaga see läksid mobilisatsiooni korras rindele. Sul ei meeldi seal kedagi tappa või midagi teha, sa hakkasid vastu ja neid oli vist 3 mees, kes selles videoklipis demonstratiivselt näidati, et tõugati siis sõjaväe dispati autosse ja läksid 2-3 aastat vabaduskaotust. Ja see oli siis nagu hea näide, kuidas globaalne maailmakord hakkab tegutsema tulevikus nendega, kes ei allu. Ma absoluutselt ei näita näpuga, et see oli nüüd mingisugune Venemaa selline demonstratsioon, et just nendel see asi toimib niimoodi. Ei, see toimib nagu üleüldiselt kõikides jõustruktuurides ja paraku see niimoodi on. Nii et ma ei oska mitte midagi muud lisada. Täna võib-olla oleks tahtnud pikemalt rääkida ka nendest uutest viiruse asjadest ja kokteilidest ja kõigest, aga tegelikult see jutt tuligi siis selline, nagu ta välja kukkus, päris pikalt olen rääkinud. Ma ei tea, kas see huvi pakkus, loodan, et mõned ikka lõpuni kuulasid, aga ma soovitan, jagage seda kõike, sest mida rohkem te jagate, seda rohkem inimesed teadlikuks saavad. Ja ma kordan veel kord, et minu eesmärk on välja selekteerida sellised tähtsamad, elulisemad teemad, mis mulle isiklikult väga huvi pakuvad ja mis muudavad nagu kardinaalselt meie tulevikku ja meie heaolu. Ja mitte hea poole peale, vaid halva poole peale. Sest mitte ühtegi positsiooni ei ole maailmas praegust ega ka Eesti riigil, et midagi läheks paremaks. Absoluutselt iga päev toodetakse juurde ainult kurjust, ainult õudust, ainult verd ja surma. Ja tähtis on teada sellest, tähtis on varakult sellest teada saada. Ole alati 2 sammu ees, siis sul on võimalusi, nagu öeldakse, eduks. Et isegi kui sa midagi tootma hakkad ja sa toodad esimesena seda või oled 2 sammu ees oma konkurentidest, siis sul on edu garanteeritud. Täpselt on niimoodi ka infoga maailmast, kui sa oled 2 sammu ees, siis sul on šanss veel midagi ette võtta, päästa iseennast, oma lähedasi, kuidas iganes, kindlustada ennast, varustada ennast ja siis Fortuna sulle võib-olla naeratab. Ja sellepärast kutsun ka inimesi Fortuna naeratus Telegrami gruppi, sellepärast, et sinna tulevad ka sellised pikemad lood, põhjalikumad lood, ümber telgituna, lahti telgituna, sest lõustaraamatus ilmselgelt ma ei saa 10 lehekülgede kaupa panna lugusid ja ma ei hakkagi seda tegema, sest nagu ma ütlesin, see on suur töö. Fortuna naeratuse grupp on tasuline, 15 € on ligipääs ja Fortuna kui selline on meile igale ühele eluteel nagu ette antud, kellel on see Fortuna siis nii-öelda soosivam, kes saab sellest midagi head, mõnele on ta väga kuidagi selline ebameeldiv, kes iganes, mida ootab, kes ootab lotovõitu, kes ootab elulist mingisugust võitu, kes ootab saatuse võitu. Ehk me olemegi kõik ühes suures Fortunas sees ja sellega ma täna katsun siis otsad ühele poole saada selle mõttega ja ma lõpetan, soovin teile ilusat päeva. Tehke kõik oma töid ja kohustusi südamega, sellepärast, et kui te teete asju, mis teile meeldivad, siis on ka enesetunne hea. Minule meeldis täna hommikul rääkida jälle, kuivõrd niivõrd siis iseendaga, teistega. Aitäh kõik, kes te minu mõttemaailmaga
koos olete, kes te toetate mind selles tegevuses. Kindlasti on kellegile sellest kasu ja nagu ma varasemalt olen ka öelnud ja varem, et kui isegi üks inimene ühe inimese teadvuses või alateadvuses midagi muutub minu juttude peale, minu nägemuste ja lahtirääkimuste peale maailma asjadest, siis mina olen võitja, Fortuna on juba minu poolt. Seega naeratame kõik Fortunale vastu ja sööge palju vitamiine, tehke sporti. Praegu on Eestis väga hea selline mõnus ilm, käige värskes õhus palju, tugevdage oma immuunsust, sest globalistid ei jäta. Nüüd on meil 2 suurt ohtu, siis sõda pluss siis kokteilid, vulkaniseerimised, uued viirused ja võitlus tuleb äge ellujäämise nimel, heaolu nimel, tuleviku nimel, aga võitleme kuni jõudu ja jaksu, kes on võitleja, kes ei ole, igal ühel oma valik, nagu öeldakse. Okei, sellega ma lõpetan, ilus päeva ja kohtume jälle, kui õige aeg on. Aitäh!